Kui ma Alfasse tulin, siis ma arvan, et esimest korda ma tundsin ennast elus või elusana. See oli hoopis midagi muud, mida ma ei olnud varem kogenud. Pealtnäha olin selline ikkagi rõõmus ja tore inimene. Aga tegelikult ma olin sisemuses, ma olin täiesti tühi ja ma olin tihti väga masendunud. Aga seda keegi nagu väljapoole ma ei näidanud seda kunagi, et väga vähesed seda võib-olla vahel märkasid. Mu elus olid tähtsad hoopis tühised asjad, võlts, sõprused, üritused. Umbes kuu enne seda värskelt võtsin Jumala vastu oma ellu. Ja ma hakkasin peale seda otsima erinevaid materjale ja ma olin enne paar aastat enne seda näinud reklaami ühe kiriku küljes suurt. Ja seega ma enam-vähem teadsin, mis see on. Ja siis ma otsisin välja 2 erinevat kirikut, kuhu minna, küsisin natuke nõu ja siis ma tulin täiesti üksinda ja põhivõõrana Oleviste kirikusse. Ma tundsin seda soojust, armastust ja tuge, mida ma arvasin, et ma ei leia sealt, et ma eeldasin, et ma lähen lihtsalt kursusele, kus ma saan lükkan ümber oma kahtlused või siis saan kinnitust oma kahtlustele. Aga õnneks minu kõik kahtlused said tühistatud, et ma kogesin midagi väga-väga sügavat ja elusat ja ehtsat. Ma arvan, et ei ole mitte ühtegi inimest, kellel ei oleks küsimusi või kahtlusi, neid raskeid küsimusi. See on hea koht, kuhu tulla ja saada kas kinnitust, vaielda vastu, saada vastuseid. Palju head võib juhtuda ootamatult, et kui sa seda vähim ootad.